Hei hopsti sõbrad! Tere tulemast juubelivloogi. Jah, tõesti, meil on juubelivloog 30. vloog juba täiesti uskumatu, kuidas neid nii palju juba kogunenud on, aga nii on, väga äge. Ja enne kui me läheme selle video juurde, siis nagu ikka, ära unusta panna ka like'i, panna subscribe'i, ma ju näeme, kui palju, tähendab, kui vähesed siis vaatajad on meid päriselt ka subscribe'inud. Nii et palun visake ka see, pange ka bell notification. Me oleme ülitänulikud selle eest ja hakkame videoga pihta. No tere hommikust. Käes on esmaspäev 5:45 hommikul. Mõtlesin, et pole ammu näitanud enda hommikurutiini. Väga pikka aega on kõik samamoodi olnud. Puder või muna ja marjad, kirsid, siis kohvi piimaga. Pudru kõrvale on alati vett ja peale putru on kohvi ja siis joon vitamiinid ära, magneesium, mingi vitamiini, kreatiin on seal, C-vitamiin ja siis pärast joon neid ka peale korditsepsi ja Reinen Fookust. Kui mul on öösel hea uni, siis selle mõju ma tunnen väga hästi hommikul tööl. Aju on terav ja võtab. Aga niimoodi mu hommikud siin viimased paar aastat juba möödunud on. No nii, meil on käes teisipäeva õhtu. Me oleme viimasel ajal pigem väga palju koduteemasid jaganud ja Netflixi vaatanud. Natukene vähem aasta öeldes on seda trenni ka olnud, aga täna tulime ikka ilusti trenni, jagame võib-olla seda ka natuke rohkem. Siit hakkab meie uue elu alus. Uue elu alus või? Algus, ma ei tea, kas päris seda. Pigem natuke vanade harjumuste tugevamini tagasi toomine, sest et need tõesti kogu selle kolimise koduprotsessiga on läinud natuke laperdama. Aga selleks me siin olemegi, et rutiinid ilusti taas paika sööda. Kuidagi on ligi üle. Ja meil on 5 sekundit. Jah. Teate, võtab täitsa läbi. See oli teine ring praegu. Ma ei teagi, mitu ringi me teeme. Teeme niimoodi, et 40 sekundit harjutus, 20 sekundit puhkus, 40 sekundit harjutus, 20 puhkus. Ja siis teeme ühe ringi ära nii. Ja siis puhkame minut 20. Ja siis läheb uuesti samamoodi. Nii et vaatame. Palju me ei teagi, teeme. Aga väga mõnus igal juhul on teha. Ja väga lihtne ka tegelikult, nagu me tulime täna trenniga, mõtlesime, et me ei teagi täpselt, mida teha. Siis mõtlesime, et davai vaatame, et paneme mingid harjutused valmis, teeme ise mingi väikse ringtrenni ja mõtleme välja, et enam-vähem kõik lihasgrupid saaks tehtud. Jalad, selg, õlad on ju kõht, et ühesõnaga saaks kõik olulisemad lihasgrupid ilusti tehtud ja ongi väga mõnsa. Nii ma mõtlesin, ma näitan teile, et ma tulin trennist just koju ja mõtlesin, et keeran täna mingisuguse salati hoopis kokku, vaatan, mis mul kapis on ja panen selle siia. Ja siin on siis kodujuust, tuunikala, mais, tavaline kurk, marineeritud kurk ja riis. Riis oli mul ka siis valmis juba keedetud. Ja mega maitsev, nii lihtne oli lihtsalt. Segasin kõik asjad kokku, mis mul oli ja FitLabist ilusti sain toidupäevikusse need lisada. Ehk siis see on see FitLabi võlu, et ei pea alati näpuga retseptide järgi ajama. Vaatad, mis kapis on, paned kokku. Tada! No nii, mis siis see? Meil täna on siis, mis meil on? Kolmapäev on ju. Me oleme tulnud linna. Tähendab Tallinna, nagu ma rääkisin, minu jaoks on juba Tallinnas käik linna tuleks suur ettevõtmine. Ja nagu näete, härral on juba käed asju täis, ehk siis tegelikult me tulime justki, sest mul on väga vaja oma kontori tuppa, siis olulisemaid asju, ehk siis ma tahtsin lauda tooli kindlasti.
ja siis me ossimegi lauatooli. Siis tegelikult ka laua alla üks väiksed sahtlikesed on ju sinna ikkagi, ma saan pudi-pudi panna ja riiuli ka. Et siis saab sinna ka midagi panna, sest meil on paar kasti veel ka, mis on lahti võtmata. Ja meil on nii suur pere, siis on vaja veel matkatool osta. Aha, 2 matkatooli võtsime ka veel juurde, sest meil on tulemas siin soolaleiva peod ja siis mahtab inimesi hoovi ka juba natukene rohkem istuma. Nii et võtsime matkatoole välja, siis me võtsime vaiba endale. Hästi väikse, nagu selle uksemati tähendab pigem, mis välisukse ette käib. Ja mingi aluse mõned riidepuud juurde. Ja siis ühe seebidosaatori sinna kööki. Igal juhul, aga siis me saime nendest kätte, aga nüüd me peame teise Jyski sõitma siis Tähesaju teele. Et saada kätte need toolid ja asjad, sest neid siin niimoodi ei olnud. Läheme sinna nii-öelda suurde lattu neile järele. Oleme sinna pärast või? Ma ei tea, vaata, mis kell on. Vanamme ei jõua praegu. Et jõua, jah. Sest praegu on plaan käia vanaema juures. Sest pole vanemat näinud päris pikalt, nii et lähme vanaema juurde, natuke räägime juttu. Ja siis juba toimetame ka edasi. On ütle, kas on tänu. Midagi oli. Yes. Vaatame siin ka siis. Ja nüüd pinguta suumida lähedale siis. Seegi läheb nii uduseks. Nägu parem. Näos ikka rohkem krimpsi kui käe peal. Okei, nali. Käel on ka hästi. Motherfucker. Ära ütle nii. Ilusad sõnu peab kasutama. Aga sa tubli. Nemad täitsa põksid vaadates. Nemad ju vaatad. Oba. Niimoodi vaatad nagu. Olen oma koolis ebapopulaarne. Ma teetiski nii ka. Aga nii ei ole teikki riibuke. Pikk. Nii, me tulime nüüd siia Jyski juurde. Jyskil on selline suur pakiautomaat ja siin on meie pakid. See on väga pikk, on see kapp ka suuresti kees. Meil ei mahu reaalselt autosse nüüd. Oppi, no ja, ma ei tea, okei, vaatame. Hakkame kuskilt otsast pihta ja proovime need siis ära mahutada. Ja meil on need ka enne kõik siin, mis olid autos juba ja mis me ossime juurde ja mis me veel vanemalt siin saime, nii et ja ma sain kummikud vanemalt, kusjuures ma vist praegu ei suuda neid siit välja hoomata, aga ma rääkisin eelmises vlogis, et mul oleks kummikud vaja ja nüüd ma sain kummikud vanemalt, no kuskil need siin on. Nii, auto jälle packed, kõik asjad ilusti ära pakitud, üks on vaja veel siia juurde panna, siit näha minu toolikene, nüüd on mind ka näha, heipa, toolikene ja siis see üks riiuli osa läks täiesti siia ka välja ja mul on mingi kodined ka see ette tõstetud, aga saame hakkama. Reaalselt meil on see niimoodi, et kinno, tšau, ja siis läheb seal pool. Meil on reaalselt mingi hunnikud, see on ka siin üleval see viimane plaat. Bookcase siin vahepeal. Mis asi? Bookcase. Bookcase. Ja see on nagu see pihitoolil või seal, vaata. Räägid jutust seda ka kõrval, ei näe. Mis see challenge vaata, et arve ära, mis mul käes on. Ja, ma võiks siin võtta praegu, ma saaks seda mängida. No võta. Näiteks. Okei. Ja nüüd lähme siis edasi. No nii, kogu see kontorimööblikene on nüüd see üles toodis noaga. Ühesõnaga, aga ma hakkan neid avama just kohe, sellepärast ma olen selle noaga. Ja ma hakkan vaikselt pihta ja vaatame, kuidas see asi siis siin välja hakkab nägema. Ma arvan, et no see täheks läheb seda ära, et kuskile siia
siuke kole selle noaga näidata kuskile siia niimoodi seina vastu, lihtsalt tulebki see lauake. Aga vaatame. Nii, Ken tuli vahepeal siis meie see trepi kohale lampi panema ja ütleme niimoodi, et tööl vist turvameetmetest läbi ei läheks või? Pärit ei julge vaadata ka. See ikka väga hirmus, ta reaalselt ehitas endale siin mingi plaadi, pani siia mingi jala alla, teisele poole ka. Pani redeli siia lihtsalt peale, et ta ulatuks sinna üles nagu... Hullemaks see, kui see asi ei tööta ka veel nagu. Nagu lampe. Kui saab valmis ja siis valgusse tuleb, siis ta kõik aldavad. Aga selle saame kohe teada, paneme ühe külge ära ja... Ma enda elektrioskust või väga kindel elanud. Aga ma arvan, et ta tegi õigesti. No loodame. Kui viltused need on vaja ikka... Sirgeks aurutada. Aurutada, no need vajuvad ise vast ikka ära. Aga vaata, see lamp ei ole üldse nagu nii madalale ei vaju, kui me mõtlesime üldse pole tegelikult. Sa pead ikka pea ära siia. Väga norm on ikka. Tavai proovime need ka panna. Vahepeal näitan. Siia lähevad jah otsa selles mõttes nendesse otstesse lähevad veel need jumarad valgustid. Ja mina siis siin vahepeal panin selle laua kokku ja tooli endale kokku. Tooliga ma väga rahul või see on mega mugav tool, selle poes istusin selle peale, mõtlesin kohe, et oi, kui mõnus see oli. Ja jah, nii et need on mul valmis, ma hakkasin võtma siin riiulit ka praegu lahti vaatama, kas selle riiulile ka jõuan. Praegu on korralik segadus. Ma ei tea. Ma ei tea, 2 tundi läks ikka, 1,5 tundi ikka. Ma ei tea, aga... 3-4 korda vähemalt alla tagasi. Aga lõpuks leidsin õige vea. Lamp on üleval ja vaatame nüüd. Esimene... No. Esimene maitse. Kuidas see ütleb see? Emotsioon just. Äge ju. Ütled, see ei ole lahe lamp tegelikult. Vaata selle klaasist trepi juurde. Kuidas see isegi veits võiks isegi veel suurem olla, no? Aga nad tegelikult ongi hea, et ei ole. Päris ilus ikka. Siin niimoodi trepi kohal ja mõelge nüüd sinna taha veel mingi äge maal. Siuke, mis annab siia efekti sellele trepihallile või trepihall see vist päris ei ole, aga klaasist trepp ja see ja... Häirib, et ta nii madal on. Mina on nii kõrge siis. Aga ta ei häiri üldse. Üldse ei häiri, jumal äge ju. Äge. Me veel mõtlesime algul, et 3-sega algul võtta, siis mõtlesin, tegelikult võtame äkki 5, et on nagu vähe ägedam. Vist mingi värvivalik oli ka, kas mingi kuldne või... Kuldne või see nagu suitsumust sooja värviga. Me võtsime selle suitsumusta nii-öelda, jah. No vaata, kui ta ei põle, siis ta ei ole nii hele kui selles mõttes lambid sees on, siis ta on nagu jah, siuke mõnus nagu sooja, valgus. Aga nii ta on vaata siuke suitsumust või siuke tegelikult öeldaks. Veits ta on jah, kergelt hõbekas võib-olla. Aga ma ei tahtnud päris neid kollaseid kuldseid. See on ikka väga lahe. See on väga ilus, jah. Tada! No nii, seekord on laupäev meid toonud siis Keilasse. Ise vajus! Kenni sugulane siis mängib siin, onupoeg. Ja tulime tema mängu vaatama. 1-0 juhivad. Mis siis jah? 1-0 juhivad. 1-0 juhivad ka, jah. Just. Viim siis mängib siis ja Keila vastu mängivad. Yes. U21. Ise ta 15. Täna on tal sünnipäev. Palju õnne. Keila 14. Vasaku õla klõõp. Vaba! Nice! Tulime Decathloni siis. Selle vastame. Esimene solaleiva mäng valitud. Kas solaleiva mäng, aga? Ma mõtlesime, et tahaks nagu mingid tegevusi, et saaks õues nagu vahepeal ise midagi kõksida mängida või kui külalised tulevad, siis saab. Ja see tundub tore esimene lõik Decathlonist. Jalgpall 27 €. Ma jalgpalli või peaks võtma hoopis võrgupalli, et saaks nagu võrku mõlemat või? Ma arvan küll. Mõtlega, miks me ei võta seda jalgpalli, see on ju palju odavama. See on natuke väike vist. See? See on okei, aga... Ei no, mõtle, see on ainult 11 €. Suurus 5. Võtame selle sama, jah. Täis puudub ka veel. Võtame, on ja? Savi? Issand, kui kerge see on. Liiga kerge või? Ja, aga see on ka meie hoovipall. Nii, ja võrkpalli ka või? See ei ole võrkpall. See on jalgpall, jah? Ootega.
Need on ju kõik. Ma ei tea, mis see on. Siin on see võrkpallimängi üle selle. Seda ei hakka ostma. Vaatame võrkpalli ka. Siin on. 10 eurot läinud. See on tema. Mis värvi võtame? Mulle teeb see. Jah, see on võrkpalli värv. Oota, ma saaks nüüd kõvema. Nii odavad. Sa ütlesid mingi 70 euro võrkpall. Sina ütled. Sina ütlesid 7, ma ütlesin 30. Ma arvan ikka normaalne ongi 70. Ei, kindlasti on. Selles mõttes, me ostame mingi uust. Ja, see ongi... Koolis olid vanasti alati need. Ja need Mikasad. Eks see ongi kerge ja see on nagu ongi hoovi maha rohkem. Vaatame siin mingi pelad. Noolemängus. Vibumängud. Tõmbame vibumängu ligi või? Vibu, selle peab seina tõmbama ja mängu. Ei hakka vibu ikka ostma, see on kellegi silm sees pärast. Nii, aga noolemäng. Aga ikka mingi päris noolega. Vaata. 15 euri. Ma mõtlen, kuhu me paneme selle seina peale. Ma ei tahaks väga nagu... Meil on puidust kuur. Kuuri seina läheb välja. Ja, ei. Okay. Ühe selle võiks ka võtta kindlasti mingi bumerangi vaata. Lendavad taldrik. Ja mitte diskiketta, aga... Lendav taldrik. Lendav taldrik, jah. Algajana või? No kui sa arvad, et me oleme algajad, siis võtame jah, aga... Väga algaja. Okei, võtame selle siis või? Mulle ei meeldi see muster, ma võtan selle. Issand, see on nii kummine. See peab ikka plastit. Ma arvan, et see vaata. Miks nii kallis? 12 eurot. Mis odavam mõtleb end hitta? See on diskiketas sul äkki ole või? See äkki. Kas ta disk... See on disk ju. Jaa, kas see ei ole... See on kiires disk. 85 eurot algajale, ketas on loodud tagada. Lendav taldrik on selle. No võtame selle siis, jah. Ma ei tea muidugi, kes sellega mängib, aga keegi mängib ka. Ma arvan, see on väga lahe. Seda on nii lihtne mängida ka, vaata. Igaüks oskab. Mis see on? 2 tükki ja siis mingi sukse palliga vilskad, see ei ole. See on see mõtletu. Vaata, aga noolemängu tahame või ei taha või? Ma ei tea, ma ise ei ole fänn, aga ma tean, et sõbrad mängivad neid. Ehk siis see on 32 eurot. Aga mis selle viga oli? See ei ole vist see. Ümber. See on terasotsaga noole lava. Komplekt ikka on jah, 15 euri. No. Ja siis nooled juurde. Nooli peaks olema vist rohkem ikka. No see on variant, äkki vaatame veits. Nooled on kallimad kui laudis on. Äkki vaatame veits veel, siis kui vaata väga palju muud ei ole, siis tuleme võtame selle. Me vaataks selle ka. Ma vaatan, siin on mingi suhke pintsi, see tõmbad ise võrgu välja. Aga selleks on laudu, jah? Võtame selle pärit. Saaks selle. Teed sellega. Üle hoovi viskad, meil on hästi pikk hoov, vaata. Ei viska niimoodi. Siis püüad kinni. Jah. Edasi. Sa viskad tagasi. Võtame selle. Jälle kümpa ainult. No jaa, aga... Okei, võta. Võtad ei ole või? Ma ei tea, mulle meeldiks, aga... Mina mängis seda kindlasti rohkem kui sulgpalli. Kui mõtlema palju. Decatlonis on hästi lahe see rasiga. On hästi lahe siseteenindus. Paned kõik asjad siia sisse ja saab ise aru, mis siin sees on. Tere hommikust, meil on pühapäev ja me tulime esimese asjana õue, sest ilm on nii mõnus. Praegu veitsu tuli, ma panin just aki endale isegi peale, aga tegelikult on ikkagi väga sossu enne hakkas väga palav. Ühesõnaga... Kell on mingi 9 hommikul. Jah, kell on umbes 9 hommikul tõesti, aga nii mõnus on, nagu nii rahulik. Üldse mingit liiklust ei ole, noh, meil tegelikult üldse väga palju ei ole siin. Aga lihtsalt kuidagi nii mõnus. Ja mis sul juhtus siis? Ken läks jooksma muidugi, mina tulin kõndima, Ken läks jooksma, Ken on jooksnud juba mingi pool tundi, ma arvan. Ja nüüd sai mu kätte siin kuskil. Ma keerasin ümber seal oma ümberkeeramise kohas ja tegin kätekaid ja hakkasin jooksma, ei tea. Hakkas nii pistma lihtsalt. Siis jooksin Beriti järgi ja mõtlesin lükka nii lõpuni siis. Hingama peab ilusti, et ei pistaks. Ma hingan. Aga siis hakkas, peale kätekaid hakkas nagu õla alt ka vaata valutama. Mingi käsi ei saa üleval hoida, lihtsalt pääsib ära õlast. Jooksin nagu pigiot vahepeal, ei saanud käsi tõsta. Okei, no siis jalutame lõpuni. Me oleme siin mingi 10 mintse võib-olla jäänud jalutada koduni. Nii et ka ma ei saa. Selline alguspäevakesele tehtud. Nii, meie tänane suur missioon on siis saada kodust kogu papp minema.
see nurk kõik siin oli põhimõtteliselt seda pappi täis. Enamus oleme juba siia tõstnud, noh seda penoplasti on meil ka päris palju, neid ma tõstan eraldi, sest need peab viima ka eraldi kohtadesse. Igal juhul saaks selle nurga siit korda ja need minemas on ikka mega palju, kõik kastid lahti umbes siin tõmbad või jah, tähendab jah, Ken lõikab neid, et nad mahuks sinna alla kõik ära. Nii et vaadaks, seal on mõnusad kummikud. Igal juhul tegutseme. Nii, selline onniks siis lihtsalt. Vaatame, kus tuleb kinni või? Vaata siit. Vaatad su käsi ei jää. Ops, vist mahub. Väga räme ikka, ma mõtlesin, et mõelgi kui palju ikka nagu seda tellidki mingid mööbleid, mingid asju, kõik tuleb sellest papis ja kui sa tellid mingi ükshaaval neid asju, sa ei saa arugi sellest kogusest. Siis kui ma mõtlen, et see kõik siin on vaja lõpuväär koristust teha, et see kõik siin on seda pappi ja kõike täis ja kile räigelt, kilekoti täis kile ja seal on veel seda väga palju. Et nagu jõhker ikka, kuidas kasutatakse ja tegelikult raisatakse. Või noh, see, ma ei tea, kas raisatakse, aga ühesõnaga julm on ikka see pakendimajandus küll ausalt öeldes. Me oleme lihtsalt 2 väikest inimest, kes ostsid endale veits mööblit nagu ja reaalsuses 2 väikest inimest ütsime. Ja reaalsuses on ikka väga jõhker nagu milline keskkonnakahju või looduse raiskamine. No vähemalt me viime need ilusti jäätmejaama, mitte ma ei teagi. Ei loobi kuskile suvalisse kohta laiali. Nüüd hakkas filmina mul läägis. Viimane asi läks just pressi. Kilekott on vaja ära viia. Aga iseenesest kuut on tühjaks. Meil on pagassis kassu. No, ongi kile. Ja, davai. Räägin siis vlogile ka, mis sitaga ma hakkama sain. Paigaldasin nüüd valgust otsin eile ja lükkasin, ega ma ei oska, ma esimest korra elus paigaldasin valgusteid ja midagi ei tea juhtmetest, aga enam-vähem tean, mis loogikaga käib, et selle valguste tööle saada. Siis ma lükkasin kogemata selle juhtme, lükkasin lae peale, ma ütlesin, et igatahes lükkasin lae peale ja rohkem kätte ei saanud ja ilma selleta ei põle mitte ükski valgust siin toas. See ja too on siis omavahel ühendatud. Ja mul ei jäänud muud üle, kui ma pidin laugu lõikama lakke, et see jõuda kätte saada. Ja nüüd sain juhtme kätte ja nüüd panen selle kipsi sinna tagasi lakke ja kunagi tuleb ära ka viimistele uuesti pahtel panna ja üle värvida. Aga mul lihtsalt ei jäänud muud varianti, kui ma pidin enda tutikasse uude koju augu lakke lõikama. Oi, loll olen. No nii, auk on kinni, juhe välja. Naine tuli vihane. Naine karjus mul just. Silmad peast välja. Panin natuke vahtu kahele, liimvahtu vist äkki ei pragune. Nüüd üritab selle valgust tööle saada. Naine on nii närvis. Et see, et kodus on nagu handyman on ja seal on väga palju plusse ja väga palju miinused. No tundub, et enamus miinused ikka, No pigem on lihtsam töömees kutsuda. Okei. No ütle nüüd üks positiivne asi ka lõppu. Ma ütlen, et kui vähemalt saab päriselt need lambid põlema, siis ma olen rahul. Aga kui sa ei saa, siis ma ei tea, mis see teid lausa näid. Davai, kui sa põlema hakka, siis ma viisatakse kodust välja. Palun põle. No nii, lõpuks sain enda loogika järgi nad ühendatud seal. Ja nüüd testime, kas läheb tööle. Palun mine. Ei tööta, midagi valesti ühendatud. Äkki proovime uuesti. Katse 2. Oh my god! Oh my god, ta töötab! Oh my god! No päris elust ei vilgu, aga what the fuck? Kuidas ma tegin seda praegu? Vaata, põleb! Oh my god! Kuidas? Sa oled nii mindblown praegu enda tehtud. Ma ei saa aru lihtsalt nagu... Ma lihtsalt... Vaata, siis sa kõik keeled.
ei ta siin ei ole veel kinni laes, ta on lihtsalt natuke eemal, ma pean seda juustu veel kuidagi sinna alla saama. nii häma halva. ta on kuidagi hämar jah. ja väriseb ka, vilgub. Võib-olla tole on peal lahti võtma, ma arvan tollel on midagi lahti keerata, mingi juhe peal lahti sealt. väga kehva valgusega ka. Ja sest siin koridoris on samasugune ja see on palju kõvem, noh. See on siuke. Ja see on õige teema, et ta on siuke veits veits. Ja tolle ma pean aga täiesti aga no super, noh. No ütle nüüd midagi. Auk on laes ikkagi. Ei ole auk, on kinni. ja seda auku ei ole näha ka üldse. Auk on kinni lapid. Ma ei peaaegu tähelegi üldse. Kus see auk on? No vot, sa ei näe lihtsalt, noh. Otsi, noh. Siin ei ole mitte midagi. Otsi kohta. Täitsa kummaline, täiesti ilus sile lagi. Wow. Jää vait, mine tagasi kööki. Tagasi kööki, pirukas on valmis muideks. Ma tegin suvikõrvitsa, siingi pirukat juustuga. Varsti saab piruskid. Davai, ma lapin selle kokku enda. Okei, sa oled väga tubli tegelikult, ma väga uhke su üle. Mitte elektrik, sa ei hakka. Varsti tuleb arve. Ise maksad. Nii, näete, siin on see pirukakene või noh, jah, siuke plaadi. Siuke juustune, siin on sink, suvikõrvits, sibul, muna, riisijahuga. Ja siis selline ta välja näeb, Fitlapi retseptikene on see. Väikse ampsu võtsin, siis mulle tundus, et sai päris hea. Nii et hakkame sööma. Aitäh, et meie vlogikest, mis sa teed, vaatasid. Ja ma loodan, et sul... Sa oled imelik, aga ma loodan, et sulle meeldis see. Loodan, et sul oli tore jälgida ja me oleme nii tänulikud kõigile teile, kes te siin olete, meie tegemise jälgite, kaasa elate. Nii et suur aitäh teile ja veel kord, mida sa teed? Like, sub ja bell notification. Näeme järgmises osas. Tšau!